Kõige kuulsam juhus on Percy Schmeisser, kes hakkas iseseisvalt kasvatama seda seemet, mille ta korjas väidetavalt tema põllu serva kasvama hakanud rapsist, mis oli hakanud kasvama ilmselt siis mööduvalt maanteelt veokist pudenenud. Kuivõrd ta hakkas seda seemet iseseisvalt paljundama, siis leidsid Kanada kohtud ülemkohtuni välja, kuigi ülemkohtus see hääletus oli peaaegu võrdne, 4 häält Schmeisseri kasuks, 5 Monsanto kasuks. 1 hääle enamusega leidis ka Kanada ülemkohus, et ka siis, kui talunik ei teadnud, oleks ta pidanud teadma, et ta rikub sellega Monsanto patendiga kaitstud õigusi. Percy Schmeisseril oli just see, et ta väitis vähemalt nii, et talle tundus, et ta on leidnud mõned taimed, mis on ise muutunud resistentseks. Et see oli tema väide vist, eks ole? No jah, kuivõrd ta oli mitu aastat järjest Roundupi kasutanud ja ta oletas, et võib-olla on loodusliku valikuga tekkinud resistentsus. See on kõige kuulsam juhus, aga kokku käib Monsanto 10 talunikega korraga kohut ja veel rohkem talunikke, farmereid siis USA ja Kanada puhul, lepib suuremat piuksu tegemata nendele pakutud leppimisega, kus nad maksavad kõigest mõnikümmend $1000 selle mingi suurema kahjutasu asemel, millega neid ähvardatakse kohtu korral ja on vait. 10 000 ulatuvad nad tavaliselt ikkagi kohtuteel, jah, et need leppimismenetlusega saavutatud on ka $1000, aga mõnevõrra väiksemad. Nüüd, kuidas vaatab seda asja rahvusvaheline õigus? Praegu vaatasime korraks seda, et Kanadas ja USAs ei ole need asjad täiesti ühtemoodi, kuigi üldjuhul on nad mõlemad riigid, kes käsitlevad patendiõigust hetkel tähtsamana kui taluniku õigust kasvatada omal maal oma seemnevilja. Tegelikult jällegi olemata jurist, aga olles siiski õigusaktidega päris palju töötanud, väidan ma üsna kindlalt, et rahvusvahelises õiguses on siin vastuolu sees. Õigusaktide mõttes päris kindlasti ja minu arvates ka sätetes. Õigusaktid jagunevad 2 rühma. Osa on jällegi sellised patendimeelsed või intellektuaalse omandimeelsed õigusaktid ja osa on bioloogilise mitmekesisuse ja ka talunikumeelsed, kui nii võib öelda. Esimesed sellised 2 suuremat lepet, mis on selgelt patendimeelsed, on WTO ehk siis Maailma Kaubandusorganisatsiooni kaubandusega seotud intellektuaalse omandi kaitselepe. Ja teine lepe, mis on ka seemne arendaja meelne, ehk siis jällegi siis suurte firmade patendiõigusi kaitseb eelkõige, on rahvusvaheline uudsete taimesortide lepe. Samas on siis teised rahvusvahelised lepped, eelkõige bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, siis selle Cartagena protokoll, mis on siis protokoll selle konventsiooni alt, nii palju siis rahvusvahelise õigusega vähem tuttavatele inimestele, et protokoll on ka iseseisev rahvusvaheline leping, mis sõlmitakse mingi konventsiooni tiiva all. Ta ei ole konventsiooni lisastaatusest, ta ei ole konventsiooni mingisuguse osapoolte konverentsi otsuse staatusest, ta on ikkagi iseseisev lepe, aga ta on mingi konventsiooni täitmisele suunatud. Ta ei ole päris nii iseseisev juriidiline instrument nagu konventsioon. Ja Cartagena protokoll, bioloogilise ohutuse protokoll, on protokoll bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni täitmiseks ja mis on eelkõige seotud just nimelt geneetiliste ressurssidega. Seega siis selle sama patenteerimise valdkonnaga ja ka GMO-de valdkonnaga. Ja taimsete geneetiliste ressursside lepe põllumajanduse ja toidu tarvis on iseseisev rahvusvaheline instrument, aga tema vaim on ka lähedane bioloogilise mitmekesisuse konventsioonile. Kui nüüd veidi täpsustada, siis bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni läbirääkimistel, millest on nüüd juba möödas tublisti üle 10 aasta, olid vastakuti mitmed põhimõtted. Üks, mida ajas USA ja mida tal ei õnnestunud läbi suruda ja mille tõttu USA lõpuks ei kirjutanud selle alla, vana Bush keeldus alla kirjutamist, Clinton kirjutas, aga noor Bush jättis ratifitseerimise pooleli. Nii et USA ei ole bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osapool. USA proovis konventsiooni sisse kirjutada selle temale omase põhimõtte, et igasugune geneetiline materjal kuulub enam-vähem selle, kes selle patenteerib. Teine lähenemine oli keskkonnaorganisatsioonide lähenemine, mis arvas seda, keskkonnaorganisatsioonide algne lähenemine,
et bioloogiline mitmekesisus on selline üldine hüve ja sellele ei saagi omandiõigust olla. Ja kolmas lähenemine, mis lõpuks võitis, oli algselt arengumaade lähenemine, kuid keskkonnaorganisatsioonid liitusid sellega, kui selgus vastasseisu ulatus. Keskkonnaorganisatsioonid liitusid arengumaade lähenemisega ja nimelt bioloogilise mitmekesisuse konventsioon väidab, et bioloogiline mitmekesisus on oma päritolu maa suveräänne omand. Tähendab, et igal riigil on suveräänne õigus kasutada tema territooriumil ja akvatooriumil leiduvat bioloogilist mitmekesisust, loomulikult selles ulatuses, mis ei kahjusta seda mitmekesisust ja nii edasi, aga ikkagi kinnitati bioloogilisele mitmekesisusele omandi õigus ja see kinnitati mitte üksikisiku, mitte firma tasemele, vaid rahvusriigi tasemele. See oli täpselt vastupidine USA lähenemisele. Ja see on selgelt teine lähenemine, kui on WTO ja kui on see rahvusvaheline uudsete taimesortide lepe. Ja suuresti seda lähenemist jälgib loomulikult Cartagena protokoll, mis on bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni all olev protokoll, aga ka taimsete geneetiliste ressursside lepe, kus juures see taimsete geneetiliste ressursside lepe rõhutab eraldi veel ka talunike õigusi, sealhulgas ka talunike loomulikku õigust kasvatada oma vilja ise. Nii et rahvusvahelises õiguses on erinevad instrumendid, millest mõned töötavad suurte firmade kasuks ja mõned töötavad taluniku kasuks. Talupoja mõistus ütleks ju seda, et miks ma peaksin seda GMO kallist patenti osta, et ma võin ju vanaisa salvest võtta seda vana jumalavilja. See, miks hakatakse GMO vilja kasutama, on mitu põhjust. Üks kõige leebem, kuigi ta ka ei ole väga leebe arvestades seda ajupesu ulatust, on see, et talunikele tehakse selgeks, kui hea ja kasulik talle on. Visata see vanaisade aegunud madala produktiivne tagurlik saast minema ja hakata kasvatama progressiivset teaduslikku edasiviivat, geneetiliselt muundatud ehk täppisaretatud uut sorti. See on see, mis justkui oleks taluniku vabatahtlik otsus. Tegelikult arvestades seda ajupesu ulatust ei ole ta nüüd väga vabatahtlik. Hullem on see, et tegelikult on üsna palju seadusandlust, sealhulgas hiilib see asi ka Eestisse sisse, mis nõuavad teatud suurusest alates vähemalt sertifitseeritud seemne kasutamist. Sertifitseeritud seeme ei ole veel automaatselt patenteeritud seeme, aga see on üks samm sinnapoole. Teatud pinnast alates või teatud müügikogusest alates, ja need pinnad ei ole üldse väga suured, peab olema majandis vähemalt 5% sertifitseeritud, see tähendab sisuliselt sisse ostetud, sest sertifitseerida oma majand kui seemne kasvataja on väga raske. Igal aastal peab vähemalt 5% seemet olema sertifitseeritud sordi seeme. See on üks samm sinnapoole, kus seda tehakse ka meie justkui väga liberaalses ja väga turumajanduslikus riigis vägisi ust lahti sellele põllumehe lõast.